Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Lugupeetud vaatajad, kuulajad, head kolleegid, hea juhataja. On hämmastav olukord, kui siin ühes saali servas nõutakse valjuhäälselt tsensuuri ja teises saali otsas öeldakse, et kasutage veel kord oma aju, mõelge korra veel, enne kui te hakkate põhiseadust rikkuma. See on mõtlemapanev koht, kus ühes saali otsas leitakse, et teine saali ots tuleks vaigistada. Sest see nõudmine, raevukas nõudmine, kiiremini tsensuuriseaduse juurde, kiiremini, vaigistage konkurendid, pange nad kinni, takistage nende kandideerimist, tehke nendega nagu Soome kristlike demokraatide juhi Päivi Räsäneniga. Loksutage neid 7 aastat kohtus, andke neile pihta. Vaat selline on tänane olukord, kus ühed konkurendid tahavad oma ausalt konkureerivaid kolleege kõrvaldada, sest nad ei saa enam pettuse ja valskusega oma võimu näidata. Ärme unusta, et meil peaks ju põhiseadus kehtima. Aga milline karistus on nendele, kes rikuvad põhiseadust? Kus on siin põhiseaduslik meede nende vastu, kes sõnavabadust püüavad puruks lüüa? Jah, sotsiaaldemokraadid, teie oma punase lipu all, veripunase disainiga tahate tagasi tsensuuri, mis on siin hoones nii palju kordi valitsenud. Tuletan meelde, et lääne ühiskonnas ei ole kõike alla andnud. Kõike ei ole seda teed läinud, kuhu marksistid seda juhivad, vaid USA-s on alanud veendunud raevukas vastupanu demokraatlike väärtuste säilitamise nimel. Nii oli just äsja Soome endine kristlike demokraatide juht Päivi Räsänen kõnelemas USA esindajate koja justiitskomitee ees just sõnavabaduse teemadel. See kuulamine käsitles ennekõike Euroopa Liidu poolt seatud tsensuuriseadusi, mis puudutavad sotsiaalmeediat, mis puudutavad internetti. Näiteks Euroopa Liidu digitaalteenuste akt ja Suurbritannia Online Safety Act, mis kahjustavad USA kodanike õigusi rääkida vabalt, sealhulgas USA-s. Räsänen rääkis komitees oma kogemusest, kuidas teda anti kohtu alla Soomes 3 süüdistuses. Need süüdistused kerkisid tema kirjalikest ja suulistest avaldustest, mida ta tegi homoseksuaalsuse teemadel. Ta on vabastatud 3 süüdistusest, ent Soome kõrgem kohus jätkab asja menetlemist. Nüüd annan sõna Päivi Räsänenile endale. Tsiteerin 4. veebruar 2026 USA esindajate koda. Minu nimi on doktor Päivi Räsänen. Ma olen olnud Soome parlamendi liige kristlike demokraatide poolt alates aastast 1995. Olles olnud siseminister aastatel 2011 kuni 2015. Ma olen arst ja ma olen uhke vanaema. Soome on demokraatia, mis on ehitatud õigusriigile ja põhivabaduste austamisele. Juunis 2019, olles evangeelse luterliku kiriku juhatuses,
ma ütlesin otse välja oma arvamuse LGTB Pride'i üritusel osalemise kohta, Luteri kiriku osalemise kohta ja avaldasin arvamust abielu ja seksuaalsuse teemal Twitteri postituses. Saatsin oma kirja kiriku juhtkonnale. Leidsin, et nende osalus Pride'i üritusel oli vale. Ja ma lisasin mõned pildid piiblivärssidest, piiblitekstidest ja tegin seda ka viisakalt. Selle vaba sõna kasutamise eest uuriti mind politsei poolt ja kuulati üle rohkem kui 13 tundi järjest. Küsimused politsei poolt olid häbitult piibli ja selle tõlgenduse üle. Mult küsiti, mis oli siis selle piibli lõigu tähendus, mida ma mõtlen nende sõnade nagu häbi all. Ja ta leidis, et homoseksuaalsus on häbiväärne. Sellest piisab, et solgutada endist siseministrit aastaid ja aastaid. Ja pole mingi ime, et USA nähes paljudes Euroopa riikides lihtsalt jõhkralt peale tulevat tsensuuri kõige elementaarsemate asjade teemal, piiramisega, lihtsalt leiab, et need riigid liiguvad autoritaarsuse suunas. Ja mida see kaasa toob, lugupeetud peaminister? See toob kaasa selle, et meie liitlane võib ühel päeval öelda, et ka teie liigute autoritaarsuse suunas. Ka teie piirate elementaarset sõnavabadust. Mida te siin ju praegu plaanite? Oma poliitilise tsensuuri sisseviimist. Ja ühel päeval nad ei tule siia. Ma käisin Camp Redos. USA üksused olid seal, tegid raskeid õppusid, olid tulnud kaugelt Texasest, pingutavad meie nimel, tõid oma tehnikavahendid kaasa, mida oli terve plats täis. Aga kui nad ühel päeval ütlevad, et te olete ju autokraatia, te piirate demokraatiat, kas me peame siia tulema Ameerika poistega ohvreid tooma? See küsimus on juba üleval, kui me vaatame Päivi Räseneni juhtumit. Ja kui te tahate seda teed minna, siis te olete julgeolekurisk. Ärme muuda Eestit paariariigiks, hea peaminister. Teie aeg. See on meie ühine huvi ja tõmmake kiiresti sellele seadusele joon peale, kui me tahame oma liitlast siin hoida. Aitäh. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Head kolleegid. Täna on Eesti perede majanduslik ebakindlus suurem kui kunagi varem. See puudutab eriti üksikvanemaid, pensionäre ja lastega peresid, kes võitlevad iga päev kasvavate kuludega. See ei ole enam üksikute inimeste probleem, vaid süsteemne kriis, mille on tekitanud Reformierakonna valed poliitilised otsused. 2025. aastal oli inflatsioon Eestis keskmiselt 4,8%. See on ligi 2 korda kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Kõige valusamalt lööb see madala sissetulekuga inimesi, kelle rahakotist hammustavad üha suurema osa toidu, eluasemekulud ja energiakulud. Inimesed vaesuvad, kuna elu on tehtud kunstlikult kalliks. Statistika näitab, et 2024. aastal elas suhtelises vaesuses 19,4% Eesti elanikkonnast. Absoluutse vaesuse määr tõusis 3,3%. Inimesed ei tule enam toime ning on sunnitud ka pöörduma kohalike omavalitsuste poole. Ja seda soovitas ka meie hea peaminister. Aga kujutage ette, 2026. aasta 1. jaanuarist on toimetuleku piir
üksi elavale inimesele 220 eurot kuus. Ma ei kujuta ette, kuidas sellise rahaga on võimalik toime tulla. Kusjuures tuletame meelde, et 2025. aastal tõusis tulumaks, käibemaks ja lisandusid erinevad maksud nagu automaks. Ja nüüd 2026. aasta algusest on teinud ka elektrihinnad järsu hüppe ja jaanuari keskmine elektri hind oli 15,4 senti kilovatt-tunni kohta. Ja see on 68% suurem kui aasta varem. Ja see on otsene tagajärg rohepöördele, mis on teinud Eesti sõltuvaks juhitamata tuule- ja päikeseenergiast ja valitsus surub meile peale rohelisi eesmärke, arvestamata inimeste toimetulekut. Et kuidas peaks inimesed selles olukorras hakkama saama, kui elektri ja küte maksavad terve varanduse. Veelgi haavatamas olukorras on üksikvanemad. Statistika on karm. 2024. aastal elas suhtelises vaesuses juba 38% üksikvanematega leibkondadest ja see on 7,4% punkti võrra kõrgem kui varem. Absoluutses vaesuses oli 11% nendest peredest ja tekib jälle küsimus, et kas me lubame lastel ja peredel nälgida, külmetada selle nimel, et kokku hoida 0,000% maailma CO2 emissioonist. Et kus on see piir, kus te ütlete, et enam nii ei saa. Ja kui me nüüd räägime ka eakatest, siis ka eakate hulgas on vaesus koguni 62%. Et 2024. aastal toodud statistikas üksinda elavate üle 65-aastaste hulgas oli 62%. Ja pensionid ei kata enam kulusid küttele, ravimitele ega ka igapäevatoidule. Inimesed, kes on kogu elu tööd teinud ja riiki üleval hoidnud, on nüüd raskes olukorras. Ei kujuta ette, kui kaugele Reformierakonna juhitud valitsus on valmis minema rohepöörde eesmärke täites, et kas me lubame lastel ja pensionäridel kannatada, et täita neid Brüsseli kvoote. Meie, konservatiivid, seisame selle eest, et Eesti inimeste toimetulek oleks riigi esimene prioriteet. Majanduskasv on riigi toimetuleku alus ja selle alus on ka odav elektrienergia. Palun 3 minutit juurde. 3 minutit lisaks. Et mida siis teha, et elektri hinda alla saada? Selleks on väga lihtsad sammud. Esiteks tuleb loobuda CO2 skeemis osalemisest. Tegemist on kunstlikult loodud maksuga, mis ajab meie oma põlevkivielektri kalliks. Teiseks tuleb vähendada või täielikult kaotada riiklikud lõivud ja maksud, mis moodustavad pärast CO2 tasusid suurima osa elektri hinnast. Ja need on valitsuse enda loodud koormad, mis hävitavad meie konkurentsivõimet ja teevad inimesed vaeseks. Ja kolmandaks tuleb muidugi kasutada seda ressurssi, mis on meil alati olemas olnud, on põlevkivienergia ja see teeb ka elektri odavamaks. Ja muidugi tuleb lõpetada juhuelektri igasuguse toetamise. Tuule- ja päikesepargid ei tohi saada riigi raha, kus nad destabiliseerivad võrku. Ja minister on ka soovitanud, et inimesed valiks fikseeritud hinnaga elektripaketi ja tegelikult ongi Eestil 2 valikut. On Reformierakonna pakett, milles on elektri hind 0,5 eurot kilovatt-tunni eest, kallis, ebastabiilne ja ebaõiglane, ja teine on EKRE pakett, umbes 0,0
5 eurot kilovatt-tunni eest, odav, stabiilne, õiglane. Ja see on valik ideoloogia ja terve mõistuse vahel ja EKRE seisab Eesti inimeste, perede, pensionäride eest. Aitäh! 3 minutit lisaks. Eesti looduses kasvab üks imeilus põõsas taim, mille nimeks on näsiniin. Kuid selle marjad on surmavalt mürgised ja juba mitme marja söömine võib ka suure ja täiskasvanud inimese tappa. Ma võrdleks seda taime Riigikoguga. Me oleme pealtki ilusad, räägime sellest, et Eesti on demokraatlik riik, meil on õigusriik ja nii edasi. Tegelikult see ei ole niimoodi. Seesama seadus, mida me siin praegu menetleme, on toonud kaasa ühe sõna väljajätmise osas mitmemiljonilise apsaka. Kangesti meenub selline lugu ühest multikast, kus oli kirjas: surma mõista, ei saa armu anda. Aga kui me paneme koma teise koha peale, muutub kõik kardinaalselt. Surma mõista ei saa, armu anda. Mis tähendab tegelikult seda, et kui oluline on tegelikult sellise sõnade asetus eelnõus. Ja nüüd selle sama seadus, mis on tekitanud mitmeid miljoneid kahju, puhul öeldakse: ops, sorry, see oli apsakas vaid. Apsakas, mille maksumus on miljonid eurod. Minul tekib küsimus ja tekkis küsimus, et kuidas on võimalik, et tegelikult on ju riigile tekitatud kahju. Ma väidaks, et tahtlikult, sest eelnõu algtekstis seda muudatust sees ei olnud minu mäletamist mööda. Keegi on selle omavoliliselt ära muutnud. Ja täiesti kummaline on see, et kui EKRE esitas selle kohta kuriteoteate, kes võis seda teha, siis õiguskaitseorganite poolt ei tule mitte mingisugust reageeringut selle kohta, et nemad ei näe siin kuritegu. Hämmastav. Aga põhjus on minu hinnangul selles, et me võime siin ükskõik kui palju seadust rikkuda selliselt, et muudame mingil ajahetkel sõnastust, sest meie, Riigikogu liikmed, ei täida oma vaba mandaati, osad Riigikogu liikmed, vaid nad on süsteemi orjad. Süsteem otsustab, mida siia menetlusse panna, millised eelnõud. Süsteem otsustab, kui juhtub viga, siis need, kes on selle vea teinud, neid ei karistata. Kus on selle süsteemi pea? Ma ei tea seda. Aga kui siin Rain Epler ühel arupärimisel küsis Kristen Michali käest mingi küsimuse, siis hämmastav oli see, et Kristen Michal ütles selle kohta, et ma ei oska öelda, ma pean Brüsselist järgi küsima. See tähendab, et siinseid protsesse ei juhi enam tegelikult need saadikud,
kes istuvad siin saalis, vaid osad saavad juhtnöörid kusagilt mujalt. Ja süsteem on karm, kes seda protsessi kõik juhib. Miljonilised kahjud ei menetleta. Aga kui sa juhtud süsteemi vastu minema, nii nagu Kalle Laanet julges minna prokuratuuri vastu, tahtis algatada distsiplinaarmenetlust, muutud sa süsteemi vaenlaseks ja saad karistada. Täna tuli tema kohta kohtuotsus. Halb kohtuotsus. See on süsteemi poolt saadetud signaal. Ärge käituge selliselt, mida me ei soovi. Kui te käite meie juhtnööride järgi, siis te võite siin Riigikogus teha, mis tahate, mingit vastutust ja kahjuhüvitust teilt ei nõuta. Aga kui te hakkate oma pead mõtlema ja püüdma teostada oma toiminguid siin nii, nagu nõuab põhiseadus, rakendades vaba mandaati, oled sa saadetud põlu alla ja sind püütakse selles majas kõrvaldada. Nii et ärge rääkige siin majas enam õigusriigist ega demokraatiast. See on sama mürgine nagu imeilus põõsastaim Eestis, mille marjade söömine on surmav. Jah, aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud Kristen Michal, kolleegid. Kuulasime arupärimisele vastuseid ja peab ütlema muidugi, et Kristen Michal on ilmselt käinud ja saanud Vene diplomaatia koolituse. Ja Vene diplomaatias on väga selgelt selline lähenemine. Kui teine pool paneb lauale teema, mida on väga ebameeldiv käsitleda, siis tuleb teemat muuta. Ja Kristen Michal tegi seda. Muutis teemat. Inimeste vaesus muutus elektri hinna ümber väitlemiseks. Kas meil on liiga palju midagi või liiga vähe midagi või mis meil seal lahti on selle kõigega. Et see kujunes selleks teemaks. Suurepärane, härra Michal, suurepärane. Ainult, et inimeste elu sellest kergemaks ei läinud. Ja teie demagoogilised arutelud teemal, et meil on liiga vähe odavat elektrienergiat. No ausalt öeldes, mul on kodus väga armas kassikene ja ma kujutan ette, kui ma lähen ja talle räägin nüüd, et kuulsin sellist asja, kullakene, et meil on liiga vähe odavat energiat, sellepärast meil ei ole piisavalt tuulikuid ja päikeseparke ja pole siis midagi teha, pead vahetevahel külmetama. Siis ta hakkab naerma selle peale. Ja ausalt öeldes me ka naerame. Vaatasin praegu huvi pärast, et millest koosneb siis meie nii-öelda elektriarve. Jumal hoidku, viimase paari aastaga on sinna ju lisandunud rida juurde. Mida kõike on juurde keevitatud, mis elektri hinna tõstavad sõna otseses mõttes taevasse. Ja võib ju öelda, et talv on külm, jumal hoidku. Võib ju mõnitada mind, et mulle meeldib Nõukogude kord rohkem. Ei meeldinud Nõukogude kord rohkem. Mina elasin selle Nõukogude korra viljastavates jutumärkides tingimustes lihtsalt mõnevõrra kauem ja mul on võrdlusmoment erinevate segmentide osas palju parem kui Kristen Michalil. Kristen Michal ei tea Nõukogude ajast tegelikult mitte midagi. Ta oli poisike sel ajal, kui see Nõukogude kord lõppes. Ja see lõpp oli loomulikult äärmiselt katastrofaalne. Ja ei anna võrreldagi ühe või teise või kolmanda perioodiga, mis on järgnenud. Aga ma tahan öelda, et kulla Michal, see, kuhu teie olete Eesti viinud viimase 4-5 aasta jooksul, on peaaegu sama katastrofaalne, kui oli Nõukogude korra lõppperiood. See on peaaegu sama katastrofaalne. Elu on mõnevõrra edasi läinud. Niisugused toredad asjad on tulnud nagu mobiiltelefonid ja arvutid.
Aga see ei muuda ära seda olukorda, et meil on massiliselt vaeseid inimesi. Ja kui Martin Helme luges enne ette ühe õnnetu inimese kaebe- ja ahastuskirja, siis ta jättis välja selle lõigu, kus see inimene ütleb, et aga ma olen ammendanud kõik kohaliku omavalitsuse ja kõik muud institutsionaalsed võimalused, mis mul on abi saamiseks, ja sellest ei piisa. Sellest ei piisa automaksu tasumiseks, sellest ei piisa elektriarve tasumiseks, sellest ei piisa toidulaua peale toomiseks, sellest ei piisa minu laste hoolitsemiseks. Lihtsalt ei piisa. Mul on praktiliselt ainult üks valik: surra. Ja te ütlete selle peale, et rohkem tuuleparke. Kuulge, see on absurd ju. See on absurd, täielik absurd. Ja näitab muide ka seda, et teil pole absoluutselt mitte mingit empaatiavõimet oma riigi kodanike suhtes. Ja see on sümptomaatiline. Kui me kuulame siin teie spetsialist Sutti, kes ei ole absoluutselt mingi spetsialist, me oleme ta pihuks ja põrmuks teinud, aga ega midagi ei ole teha. Kui hobusel on silmaklapid ja ta näeb ainult seda teed, mis tal ees on, siis ta lähebki seda teed mööda. Teie Sutt on samasugune, ajab samasugust jaburat juttu kallist põlevkivienergeetikast. Palun lisaaega. Ja, 3 minutit. Põlevkivienergeetika ei ole kallis, ta on kalliks tehtud. Tuule- ja päikeseenergeetika ei ole odav, ta on subsiidiumitega odavamaks tehtud. Ja alternatiividega te ei tegele absoluutselt. Alternatiivid on sellised vee peale joonistatud ilusad peisaažid, et kohe tuleb gaasijaam. Aga ma mäletan 3. koosseisu Riigikogus, kuidas, ma ei mäleta täpselt, mis aasta see oli, kuidas needsamad Reformierakonna ministrid ja muud asjapulgad võitlesid selle gaasijaama vastu. Ei ole vaja gaasijaama, pole vaja gaasijaama. No nüüd on gaasijaam. Ma mäletan, kuidas Kaja Kallas rääkis, kuidas meil on haalamiskai ja kohe hakkab tulema gaasi. Ei ole, haalamiskai on küll, aga gaasi ei ole. Et teate, teie fatamorgaanad ei lahenda inimeste olmelisi probleeme. Ja inimeste olmelised probleemid on üle pea kasvanud loomulikult nendel inimestel, kes elavad allpool vaesuse piiri. Aga ammugi on nad üle pea kasvamas juba ka sellel, keda me oleme harjunud pidama keskklassiks. Meie keskklass on Reformierakonna suurepärasel juhtimisel jõudnud sisuliselt vaesumise viimasesse etappi. Ja kui te räägite siin, et majandust on vaja parandada, no palun väga, kohe alles oli uudis. Estonian Cell kõrgete elektrihindade tõttu peatas tootmise, aga sellest hoolimata oli elektriarve 500 000 eurot, oli vist niimoodi, 500 000 eurot kallim kui vaatamata sellele, et nad ei tootnud. No ma võin praegu numbritega eksida, igatahes elektriarve oli nii või teisiti kallim. Vaatamata sellele, et tehas seisis. Ja no kuulge, ja mis te siis räägite? Meil on äsjane uudis sellest, kuidas meie lipulaev, meie üks põllumajandustootmise lipulaev, E-Piim, on sisuliselt pankrotis. Mingid hollandlased ostavad ära. Kus see teie majandus on ja kust need maksud tulevad? No mis on järgmised maksud? Järgmised maksud on kinnisvaramaks ja pärandimaks ja ma ei tea veel, igasuguseid makse on võimalik. Ma kunagi tegin raadiosaate ajaloominutites, kus ma rääkisin sellest, missugused maksud olid näiteks George'ide aegsel, see on siis Hannoveri dünastia aegsel Inglismaal, seal olid tapeedimaks ja klaasimaks ja peeglimaks ja igasugused toredad makse oli. Et tutvuge ajaloos, missugused maksud on kõik võimalikud. Et mis te ikka oma pead vaevad, ega teil fantaasiavõime on nagu nii piiratud. Ja lõpetuseks ma tahan juhtida istungi juhataja tähelepanu sellele, et kui ikkagi ka siin puldis esinevad koalitsiooni inimesed teevad inetuid märkusi saalis viibijate suhtes, nagu minu suhtes, et minule just nagu meeldis Nõukogude kord rohkem kui iseseisev Eesti, siis see on mulle solvav, see on mulle alandav ja see on vale. Siis kutsuge palun ka korrale need inimesed, kes selliseid solvavaid märkusi teevad. Aitäh! Aitäh teile, hea!
Ja aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Eelmise nädala lõpul sain ma kaitsepolitseist vastuse oma kuriteoteatele, millega ma juhtisin tähelepanu sellele, et selle eelnõuga, mis nüüd on meile uuesti toodud siia arutamiseks, on tekitatud Eestile reaalne rahaline kahju selle eelnõu algatajate ja selle eelnõu läbisurujate poolt ja ka selle eelnõu vea tegijate poolt. Ja palusin välja selgitada konkreetselt, kes on selle vea tekitaja, mille tulemusena on esimese 2 kuu jooksul riigile jäänud saamata 4–5 miljonit. Kes seda täpselt oskab öelda, aga põhimõtteliselt siiski. Ja kui peaks minema nii, et see eelnõu läbi ei lähe siin saalis, teoreetiliselt on see ju võimalik, siis ulatub kogukahju kuni 27 miljoni euroni. Ja selle peale tuli mulle kaitsepolitseist vastus eelmise nädala lõpul, et ma seda täpselt tsiteerima ei hakka, kuna see on ametkondlikuks kasutamiseks, et nemad ei näe mingit põhjust menetlust algatada ja kõik on omadega väga-väga hästi, nii nagu Eesti Vabariigis kogu aeg kõik on väga-väga hästi. Ja vaat natukene enne, kui ma tulin siia pulti, sirvisin natukene uudiseid ja oli üks pilt nõrkenud Eesti suusataja Milano taliolümpiamängudel. Nõrkenud Eesti suusataja. 120 miljonile inimesele on näidatud seda pilti ja videot, kuidas Eesti suusataja kokku kukub. Vaadake, see on nii võrdpilt sellele, mida me näeme praegu siin Eestis toimumas. Me näeme riigi kokkukukkumist. Ja see eelnõu on üks osa sellest, kuidas see riik kokku kukub. Ja see, et kaitsepolitsei ei näe põhjust algatada menetlust ja välja selgitada, kuidas niisugused asjad on võimalikud, see on üks osa sellest riigi kokkukukkumisest. Ega riigi kokkukukkumine ei käi niimoodi, et keegi kuskil vajutab detonaatori peale ja pirraki kõik lendabki õhku. Ei, see on pikkamööda toimuv varisemisprotsess. Ja see varisemisprotsess on praegu olümpiamängudel väga hästi näha. Mitte ühtegi medalit me sealt ei saa. Mitte ühtegi medalit me sealt ei saa. Igal pool oleme viimased. Aga meil on olümpiakomitee ja meil on tohutud finantsid, mida me suuname sinna. Endine president on meil upitanud ennast püüne peale. Aga see on võrdpilt kõigele sellele, mis siin riigis toimub. Ja kui Annely Akkermann käis siin puldis nii-öelda taaskord meile selgitamas, kui hea eelnõu see on, siis sümptomaatiline on see, et keegi ei vastuta. Ehkki, nagu Varro Vooglaid tähelepanu juhtis, avaliku teenistuse seaduses on olemas paragrahvid, mis ütlevad, et inimesed, riigiametnikud, kelle tegevuse tulemusena riik saab konkreetset finantsilist või muud kahju, ta peab vastutama ja vastutama nii oma varaga, kui ka võib-olla kandma selle karistuse vanglas. Aga ei, meil mitte midagi taolist ei ole. Poliitilisest vastutusest. No see on naerukoht. Seda ei ole meil Eestis ammu enam. Seda ei ole ammu enam. Mingit poliitilist vastutust. Mis asi see on? Tuima panemine on meie poliitilise vastutuse nimi. Ja siin me nüüd oleme. Loeme täna uudist ka sellest, kuidas Kalle Laanet, kes väidetavalt kelmuse läbi on tekitanud riigile kahju 13 000 eurot, ehkki reaalset kahju ei ole keegi saanud. Läheb aastaks ja 4 kuuks tingimisi vangi, tõenäoliselt küll ta kaebab edasi ja see protsess mõnevõrra venib. Aga see on võrdlus sellele kõigele, mis siin toimub. Paluks lisaaega. Jah, 3 minutit lisaks, palun. See on võrdpilt kõigele sellele, mis siin toimub. Kuidas täieliku vastutustundetusega surutakse läbi küll maksutõuse, pannakse tuima elektri hinnaga, mis inimesed laostab. Kuskilt loen mingisugune tädikene räägib, et tal on 1 kraad toas sooja. Aga keda see huvitab?
Kas see huvitab Sutti, huvitab see Michalit, huvitab see kedagi kolmandat, Keldot, neljandat, viiendat, ma ei tea, siin komisjonide juhte? Ei huvita. Ei huvita. Vaadake, üks selline sari jookseb korduses praegu, mäleta, mis TV-kanali peal see on, mõrvaennetajad. Ja see on nii sümptomaatiline. Seal on superaju, supermasin leiutatud, mis peab ära hoidma terrorismi, paljastama võimalikke kavandatavaid terroriakte. Ja selle masina esimeses versioonis ei ole arvestatud sellega, et ka tavalised inimesed võivad kannatada saada. See on loetud ebaoluliseks, kaasnevaks kahjuks. Ja siis tuleb üks missiooniga mees, kes selle masina on leiutanud ja ütleb, et nii ei saa olla ja programmeerib selle masina ümber, nii et ka tavaline inimene ei ole enam kaasnev kahju ega ebaoluline. Vaat selle eelnõu kontekstis mul on väga tõsine palve kõikidele koalitsioonisaadikutele, ka nendele, kes praegu seal mind ei kuula, ehkki võiksid kuulata, ja kellel on väga ränk süü Eesti rahva ees seoses koroona süstimiste ja kogu selle värgiga. Et arvestage sellega, et iga inimene on väärtus, nagu te armastate korrutada. Keegi ei ole ebaoluline. Ja lähtuge kõikide eelnõude hääletamisel sellest, et keegi ei ole ebaoluline. Ja ärge tegelege korruptsiooni, ideoloogilise ärapanemise ja lihtsalt tuima totrusega. See on minu siiras soov, aga ma olen kindel, et te seda ei järgi ja selle jätkuks saab olema Eesti Vabariigi jätkuv erodeerumine, kuni tuleb ühel päeval meie lauale võib-olla uus baaside leping, millele te annate oma poolthääle. Ja ärge tulge siis ütlema, et need, kes vastu hääletasid, on samuti vastutavad selle eest, milleni teie olete selle riigi viinud. Aitäh! Ja aitäh, härra juhataja. No energeetikast on täna palju räägitud ja jätkame. Jaanuari elektriarved käes, inimesed on šokis ja täitsa põhjendatult, sest Eesti energiapoliitikas on otsused viimastel aastatel olnud sellised, et nende otsuste kibedad viljad pididki varem või hiljem valusalt inimestele tuntavaks saama. Ma ütleks, et viimane mõistlik otsus Eesti energiapoliitikas oli see, kui 2019. aastal toonane rahandusminister Martin Helme seadis Eesti Energiale omaniku ootustes nõude, et tuleb tagada põlevkivist elektri tootmise võimekus vähemalt 1000 megavati ulatuses. Ja see ei olnud oluline mitte ainult selles võtmes, et meil oleks piisavalt tootmisvõimsusi, vaid ka selles võtmes, et põlevkivi kaevandamine ja sellest elektri tootmine üldse jätkuks. Aga sellele on järgnenud ridamisi otsuseid, mis on meid lõpuks tänasesse olukorda toonud. Kõige märgilisem neist on vast 22. aasta sügisel vastu võetud energiamajanduse korralduse seaduse muudatus, millega võeti eesmärgiks toota Eestis juhuelektrit 100% tarbimismahu ulatuses. Ja ma arvan, et väärib meenutamist, et selle otsuse tõi meile koalitsioon, kuhu kuulusid Reformierakond, Isamaa ja sotsid, ning toona avaldasid sellele eesmärgile toetust ka värskelt opositsiooni saadetud keskerakondlased. Ainsad, kellel jätkus tervet mõistust sellele vastu hääletada, ja siin ka põhjendati seda kõnedes, miks, olid EKRE fraktsiooni liikmed. Aga nüüd, kus need valede otsuste tagajärjed on kodanikud vihale ajanud ning valimisteni on jäänud aasta, hakkavad nende valede otsuste tegijad siis meile rääkima, et milles see probleem justkui on. Mario Kadastik, peaministri erakonnakaaslane, tegi Facebookis postituse, mille ta lühidalt kokku võttis nii, et kui sa suudad ise juhtida oma tarbimist, siis võta börsipakett, kui ei, võta fiks. Kui jääd siiski börsile, arvesta, et pead suvel panema raha kõrvale. Ja kolmandaks ütles, isegi fikspaketiga võib tulla arve suur, kui on elektribaasil küte ja talv on erakordselt külm.
No sellega seoses ma tahaks öelda mõned asjad, et esiteks see jutt sellest, et vali õigesti paketti ja siis tegele sellega, et kas fiks ja siis maksa suvel, ütleme, turuhinnast üle või siis võitle seal börsil ja juhi oma tarbimist, tee süüa öösel näiteks ja nii edasi. Et see tegelikult ei tegele põhiprobleemiga, et meil nagu kogu süsteemi kulu tuleks vaadata aasta lõikes, kuhu sisse jääksid kõik aastaajad ja siis tuleks vaadata, et kas riiki juhtides ja energiapoliitikat tehes on tehtud otsuseid, mis seda kulu mõistlikul tasemel hoiavad või vastupidi. Ja mis puudutab siin nüüd kõike seda väiketootmist ja tarbimise juhtimist, siis füüsikadoktor Kadastik on oma kasust pimestatuna ilmselt unustanud sellise lihtsa majandusliku kontseptsiooni nagu mastaabiefekt. Et me nagu kuidagi oleme jõudnud oma juttudes sellise majandusmudelini, et kõige paremad lahendused riiklikul tasandil on need, millesse tuleb kõvasti maksumaksja raha peale valada ja siis lisaks tuleb inimesi kutsuda veel erinevate väikeste lahendustega võrgus osalema ja et siis justkui läheb kõik soodsamaks. Ei lähe, vastupidi, kogu energiasüsteem läheb kallimaks. Ja minu arvates võiks mõni sotsiaalteadlane, doktorant võtta modelleerida selle täiendava kulu, mis lisaks otseselt kallist elektri hinnast tekivale kulule tekib sellest, et kõik inimesed ja ettevõtjad peavad lisaks põhitegevusega tegelemisele tegelema ka elektri küsimuste lahendamistega. Aga tuleb juurde ka värskeid energeetikuid siin aasta enne valimiste saabumist, et Anti Allas kirjutas siin Postimehes ja Anti, kusjuures, kes siin sotsidega koos on eesrindlikult kogu aeg hääletanud kõigi eelnõude poolt, mis juhu tootmist võrku juurde toovad, seda soodustavad ja nii edasi. Nüüd ma vaatasin Facebookis, Anti ütles, et pagan, midagi on valesti, oleks vaja ikkagi seda juhitavat kraami rohkem. Mõnes mõttes positiivne, kui inimesed võtavad mõelda asjade üle. Võiks mõelda nende asjade üle siis, kui eelnõud hääletusele tulevad ja siis õigeid otsuseid seal teha. Aga asi seegi. Aga nüüd muidugi Anti võimet sellest asjast aru saada või süveneda näitab see selline kokkuvõttev asi, et kuidas siis peaks asja parandama. Tuleks luua lisakiht, mille siis elektriturule, mille selgrooks oleks pikaajalised tarnelepingud. Enamik energiat müüakse ette fikseeritud hinnaga näiteks aasta kaupa. No tule taevas appi, see võimalus on ju täna ilusasti olemas. Tee fikshinnaga leping ja ongi olemas, ega see elu kuidagi paremaks ei tee. Ma palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Nii et veel kord, et probleem ei ole tegelikult selles, et palju konkreetses kuus või kui et jaanuar tuleb selline ilus ja talvine, nagu see jaanuar on olnud. Et meil siin püüab nüüd energeetikaminister ja täna ka peaminister rääkida, et erakordselt külm jaanuar oli. Ta nii erakordselt külm ei olnud, et tõesti võib-olla paar jaanuarit olid siin soojad, aga alles mõni aasta tagasi oli veebruar küllaltki erakordselt külm, oli -20 ja 25 kraadi seal mitu nädalat järjest, nii et midagi erakordset selles jaanuaris ei ole, erakordselt rumalaid otsuseid on tehtud järjepanu energiapoliitika kujundamisel. Ja et see jääks lihtsalt kirumiseks, siis mõni mõte lõppu, et mida võiks teha. Kasutame põlevkivi. Meil on veel jätkuvalt olemas nii oskused teadlaste tasemel Tehnikaülikoolis kui ka tegev töötajate ja juhtide tasemel Eesti Energiakontsernis. Et mina ütleks, et mitte ainult, et vaatame, et meil olemasolevad võimsused oleks hästi hooldatud ja töötaks, aga minu arvates võiks korralikke uusi põlevkivi energiablokke juurde luua ja kui siin peaminister demagoogiliselt kogu aeg ütleb, et näete, et Auvere on uus, aga ikka ei tööta. Auvere puhul on väga laialdaselt teada, et meie enda energeetikute nõuandeid ei kuulatud ja loodeti mõnes mõttes kirvega kurge püüda. Arvati, et kui võtta kivisöejaam ja hakata sinna põlevkivi sisse ajama, siis kõik töötab hästi, kuigi inimesed, kes asjast aru said, hoiatasid, et ei tööta, et enne tuleks teha vajalikud kohandused. Nii et Auvere selles mõttes hea näide ei ole, et peaminister siin püüab väita, et pole mõtet uusi lahendusi ehitada, nii ei tööta. Ja tuumaenergeetika arengutel võiks kindlasti silma peal hoida. Teada olevalt Kanadas praegu 300 megavatist sellist, ütleme, keskmise suurusega tuumajaama ehitatakse. Mina hoian pöialt, et see saadakse kenasti valmis ja hakkab elektrit tootma ja õigustab ennast. Ja sellisel juhul tuleks ka Eestisse neid 300 megavatiseid blokke 2-3 tükki kindlasti ehitada, aga enne seda võiks meil olla seda põlevkivi tootmisvõimsust mingi 1400-1700 megavatti. Siis me muutuks tagasi elektrienergiat eksportivaks riigiks ja sellisel hetkel eksportivaks, kus selle eest saaks ka raha teenida. Siin Andres Sutt unistab sellest üleliigse tuuleenergia ekspordist, kui ekspordile tuleb peale maksta või siis seda nulliga nii-öelda müüa. Selline eksport kasulik ei ole.
Nii et tervet mõistust energeetikaotsuste tegemisel ja siis peaministrile veel kord, et enne seda peaministri karjääri lõppu tee pööre ja proovi teha mõni mõistlik otsus. Aitäh! Ja aitäh, hea juhataja. Eks siin olümpiamängud käivad, on hea paralleel, et sealgi ju suusarajal mõni kukub vahelt ära, et reporter vaatab, et kuhu tema nüüd jäi. Et ei tea, kus see Peeter on. Ma kõigepealt adresseerin seda küsimust, milleks ei olnud võimalust protseduuriliste küsimuste raames, et härra istungi juhataja andsite siin kolleeg Kütile soovituse, et küsida üks konkreetne küsimus, et kui te küsite mitu, siis seal peaminister saab ise sortida ja ise vaatab, millele ta vastab. Ma olen proovinud seda võtet nii infotunnis kui ka siin arupärimistel, et küsidki hästi lühidalt. Ei kasuta tervet seda aega ära, isegi mis küsimuseks on, küsid lühidalt konkreetse küsimuse, peaminister tõuseb püsti ja räägib ikkagi hoopis millestki muust. Nii et selles mõttes ma ütlen kolleeg Kütile, et selle soovitusega pole mitte midagi peale hakata. Ma ikka soovitaks. Nüüd teemade juurde. Peaminister siin raius mitu korda, et fossiilid on kallid. Täielik vale. Kui maailmas ringi vaadata, siis naftat on külluses, gaasi on külluses, kivisütt on külluses. Ja need riigid, kes neid kvaliteetseid energiaallikaid kasutavad ja ise läbi maksude, tasude ja regulatiivse keerukuse nende kasutamist kalliks ei muuda, on edukad. Istuvad täna nende laudade ümber, kus peetakse olulisi läbirääkimisi selle üle, kuidas maailmas elu edasi käib. Euroopa kahjuks ei istu nende laudade taga. Vahest istub, aga kuigi mitte tõsiselt võetava partnerina, tagareas tõesti, vabakuulajana. OPEC on sisuliselt surnud peale seda, kui Ameerika on tõusnud suurimaks nii nafta kui gaasitootjaks. Et see kartell enam ei saa hindasid jõuliselt reguleerida ja kuna ameeriklased saavad aru sellest, millest võiks aru saada ka väikeriigi peaminister nagu Eesti peaminister, et tänapäevas eduka ühiskonna pidamiseks baas on kvaliteetne, külluslik ja soodne energia. Siis sa saad arendada oma majandust, tööstust ja sealhulgas seda tänapäevast majandust, kogu see tehisaru ralli ja nii edasi. Ja kahjuks Euroopa, kelle tegelikult energiatarbest 3/4 tuleb fossiilidest, on selles mõttes vaeslapse osas, et sellest fossiili vajadusest ainult 13% suudetakse ise katta, ülejäänud tuuakse sisse. Ja see teeb Euroopa jaoks tõepoolest need fossiilid kalliks. Aga see ei tähenda, et neid fossiile ei oleks. Kui me vaatame siin Saksamaad ja ka Britte ikkagi, kes küll ei ole Euroopa Liidus, aga Euroopa osana, siis mõlemad on sõdinud agaralt kivisöe, kilda nafta, gaasiga ja jõudnudki sinna, et nende tööstus sureb. Kui me vaatame Saksamaa majandusnäitajaid ja veel hullem Briti omi, siis ma ei näe seal sellist perspektiivi, et nad kunagi suurte tegijate hulka tagasi jõuaks, kui seal väga olulist pööret ei tule energiapoliitikas. Ja me väikse Eestina võiksime olla paindlikud ja võiksime avatud silmadega maailma vaadata ja tegelikult teha otsuseid, mis on meile kasulikud ja ega väikeriike selliseid, kellel on oma energeetiline ressurss, nagu meil on põlevkivi näol, neid ei ole palju. Ja nagu me kõik teame, siis Eesti on ajalooliselt olnud mänginud enda kasvust suuremas liigas, võib nii öelda, et me oleme olnud elektrienergia eksportijad ja meil on olnud väga soodne energia. Ja nüüd peaminister, kes käib oma sellist viimast peaministriperioodi, kui tal hästi läheb, siis aastake natuke rohkem saab veel olla, võiks võib-olla korraks mõelda sellele, et üks võimalus on sõita seda sõitu sellisel, kuidas viisakalt öelda, mitte heal kursil. Edasi, aga võiks võib-olla võtta kätte ja ikkagi teha neid otsuseid, mis on Eestile kasulikud. Et vaevalt, et ta ise sellega endale loob võimaluse veel kord peaminister olla, aga siiski näiteks 20 aastat hiljem, kui ta on vana mees, võib-olla meenutatakse teda, et näete, lõpuks tuli ikkagi mõistus pähe. Et ma liiga optimistlik selles osas ei ole, aga ma siiski kutsun üles, härra peaminister, et mõelge Eesti huvidele ja sellise väiksema üleskutsena ma ütlen, et kogu see jauramine
põlevkivist ja suurest CO2 heitest, et laske mõnel nõunikul need arvutused ära teha, et kui me toome USA-st või Katarist siia gaasi, veeldame seda, siis gaasistame, veame laevaga üle merede. Uskuge mind, see heide on suurem kui meie oma põlevkivi kasutades. Aitäh!